Tere taas! Tahan rääkida selles videos sellisel teemal nagu nartsissism. Ma räägin sellest psühhoterapeudi vaatenurgast, sellest, kuidas mina sellest aru saan, aga mul on selle teemaga ka väga isiklik suhe ja kogemus, nimelt nartsissistidega, nartsissistlike inimestega. Ja selles videos ma panengi kokku oma teadmised, oma kogemuse ja jagan oma arusaama sel teemal. Nartsissism jälle teema, millest on üsna palju räägitud, sellest leiab palju videosid, palju materjali. Aga ma arvan, et siinkohal just see isiklik kogemus on väga-väga oluline ja ma olen näinud ka, kui ma klientidega töötan, mida see tegelikult tähendab, kui sa jagad oma isiklikku tunnetust ja kogemust, see on kordades olulisem, tähtsam ja ka kõnetab inimesi rohkem kui lihtsalt teoreetiline teadmine. Mind isiklikult enne, kui ma lähen sellesse teemasse, hämmastab natuke see, kui vähe inimesed tunnevad ära enda ümber. Ma vaatan siin Eesti ühiskonnas, kui vähe tuntakse ära tegelikult nartsissiste või nartsissistlike joontega inimesi. Ja siin ma jõuangi esimese punktini, on see, et nartsissism ei ole tihti nii selgepiiriline, et inimesele ei ole tihti otsa ette kirjutatud, eks ju, et ma olen nartsissist. Aga see on tuntav, see on nähtav, eriti kui sul on kogemus või see teadvus, sa oled lugenud, sa oled endale selle teema mingil määral selgeks teinud, siis sa tunned nad ära. Mind isiklikult hämmastab see, kui vähe mina olen näinud, et neid inimesi meie ümber ära tuntakse, sest ma jõuan ka selleni nüüd, miks see nii on tihtipeale. Ja just nimelt see, et see pole nii selgepiiriline, et sellel skaalal inimesel võivad olla teatud nartsissistlikud jooned. Meis kõikides tegelikult, kui nagu minna korraks sügavuti, meis kõikides on nartsissist, sisemine nartsissist ja teatud jooned. Siin on küsimus, kui palju me sellest oleme teadlikud, kui palju me oleme endasse vaadanud ja kui palju me ka seda osa vastu võtame endas. Kui palju me oskame nii-öelda näha seda osa endas ja ka võib-olla armastada seda osa endas. Aga praegu tulles selle juurde, et siiski ma selles videos räägin nartsissismist kui isiksuse häirest, kui inimestest, kellel on tugev isiksuse probleem, mis on, nimetatakse psühholoogias seda nartsissismiks, et mis see siis on, kuidas seda ära tunda, millised on need jooned. Jällegi enda kogemusest lähtuvalt ja teiselt poolt ka sellest, mis need nii-öelda klassikalised jooned on, millest palju räägitakse. Minu arusaam sellest, et kuidas nartsissism tekib või nartsissistlik inimene, kuidas ta kujuneb nii-öelda välja, on jällegi lapsepõlv. See on seotud lapsepõlve traumaga. Ehk siis see on laps, kes on mingil viisil kogenud midagi nii sügavat ja valusat oma vanemate poolt või selles keskkonnas, kus ta on, et ta on kujundanud endale arusaama, et maailm on ohtlik koht. Ja et selleks, et jääda ellu, pean ma suutma teisi inimesi enda ümber ära kasutada. Nendega nii-öelda toimida viisil, et ma olen ise kaitstud ja et keegi ei saa mulle ligi ja see on niisugune teatud strateegia. Need lapsed tihti, nende vanemad on, see on väga-väga lai teema, aga kui teatud sõnastus siia tuua või arusaam, siis nende vanemad ei ole lubanud neil olla need, kes nad tegelikult on, aga see on nagu väga tugeval viisil, et
see on väga tugevalt tingimustega armastus, et kas neid mõjutatakse viisil, et neile antakse väga tugevalt signaal, et see, kes sa oled, see ei ole okei. See, kes sa päriselt oled. Et see on väga tugeva lapsepõlve traumaga seotud, kui inimesel, eriti kui tal on tugevad need nartsissistlikud jooned või ta ongi nagu puhas nartsissist, siis seal on väga-väga raske lapsepõlv tavaliselt, väga valusad kogemused lapsepõlvest. Ja võib ka öelda, et nad elavad läbi selle trauma tagajärjel sisemiselt väga kurvas ja negatiivses maailmas. See on väga sügava valuga seotud, kus nad elavad selles reaalsuses, mis tegelikult nende sees on, see on väga-väga valus. Ja nagu ma ütlesin, see tuleneb sellest, kuidas nende vanemad nii-öelda neid kasvatanud on, mis tingimustes nad on kasvanud. Tihtipeale ka võib olla, et need vanemad ise on nartsissistid või on väga tugevalt manipuleerinud oma lastega. Liikuda edasi natuke, siis mis siis selle tulemusena juhtub tihtipeale, on see, et nad ehitavad justkui mulli enda ümber sisemiselt, et isoleerida ennast maailmast ja teistest inimestest ja ka tunnete tundmisest, emotsioonidest. Et see on nende viis, kuidas jääda ellu. Tunded on nende jaoks väga ohtlikud, nende tundmine potentsiaalselt. Võib ka olla teatud tunnete tundmine, aga üldiselt tunnete tundmine. Nad on õppinud sel viisil nagu maailmaga suhestuma, et nad kindlasti ei näita oma tegelikke tundeid, aga samas nad oskavad teiste inimeste tundeid, olekuid väga hästi lugeda. Jällegi see tuleb sellest lapsepõlve kogemustest tihti, kus nad on olnud. Ja mis sealt ka tekib, on see, et üks nii-öelda tunnus, kuidas neid veel ära tunda, on see, et neil on teatav mask selle tõttu tihti ees, et kuna neil ei ole lubatud olla need, kes nad on, ja neile on antud lapsepõlves väga tugev sõnum, et see, kes sa oled, see on kas mingil viisil ohtlik, halb või mitte tahetud, väga tugev osa sinust, mis on loonud sellise lõhestumise nagu nihke inimeses, et ta on võtnudki ja etendab teatud osa, näitab endast kogu aeg teatud maski. Ja mis nad teevad, on tihti, ka võib-olla näiteks tuli praegu üks kliendilugu meelde, et näiteks vanemad tahavad, et sellest lapsest saaks keegi, mingi elukutse esindaja. Ja see on nagu selge plaan neil ja nad täpselt niimoodi seda last kasvatavadki, et sinust saab see. Siis see võib olla üks nende mask või see elukutse, mille nad valivad ja nad võivad olla erakordselt head selles ja andekad. Nad võivad olla väga-väga andekad. Aga see on siiski, see ei tule tervest kohast, see tuleb ellujäämisstrateegiast, traumast. Ellujäämisstrateegia on see, kuidas nad toimivad sisemiselt. Et see on teatud mask alati, et nad näitavad ühiskonna, etendavad teiste ees kedagi, kes nad tegelikult sisemiselt ei ole. Ja jällegi rääkides kogemusest, kui sa hakkad sügavuti kuidagi saad nende sisse või näitad neile seda valu, mis nende sees on, see on neile väga-väga raskesti talutav ja nad sulgevad ennast veel rohkem, nad alati leiavad viisi, kui sa üritad kuidagi nendele nii-öelda ligi saada nende tunnetele rohkem või neile peegeldada, mis nad toimub, siis nad tavaliselt kapselduvad veel rohkem ja nad eemalduvad, sest nad tajuvad sind ohuna. Nad meistrid selles, et nad isoleerivad ennast. Nad on palju üksi näiteks, kuigi sa võib-olla ei saa sellest aru, siis nad on õppinud nagu nii-öelda isoleerima ennast viisil, et nad on palju üksi. Veel, mis on nartsissistide üks joon, kuidas neid ära tunda, on karisma, nad on väga tihti väga atraktiivsed ja nad on õppinud sellist nagu viisi, kuidas olla, et teistele meeldida väga hästi, sest nad teavad, nad on õppinud, kuidas nüüd ma jõuan ühe punktini, kuidas manipuleerida teiste inimestega. Nad on väga hästi õppinud need viisid ära ja see oleneb jälle sellest inimesest, nartsissistist,
tema isiksusest ja joontest, aga ta teab täpselt, kuidas nagu mängida, manipuleerida teistega. Ja ka midagi, mida ma enne rääkisin, veel üks joon on see, et nende empaatiavõimega on nagu, see on tugevalt puudulik, et seal on tänu sellele traumale, mis on see algne trauma, mis on lapsepõlves toimunud. Nad ei ole võimelised tundma tundeid sellel viisil, nagu terve normaalne inimene neid tunneb. Ja see on seotud ka selle teemaga, et jälle ma räägin praegu toetudes oma klientide lugudele ja ka enda kogemustele. Seda on tohutult raske mõista, sest sa ei saa aru, kuidas on võimalik, et ta sellisel viisil käitub või sellisel viisil on, sest see nagu ei mahu sulle pähe. Miks see ei mahu sulle pähe? Sellepärast, et sul on tunded. Sul on võime, sul on empaatiavõime suhteliselt terve, mida nartsissistil või inimesel, kellel on nagu see tugev nartsissist või nartsissistlikud jooned, ta ei ole võimeline tundma tundeid sellisel viisil nagu tavaline inimene, et ja jällegi just mainisin seda natuke aega tagasi, aga kui sa nagu suunad teda kuidagi mingil viisil enda tunneteni või püüad teda avada, siis ta kapseldub veel rohkem ja läheb kinni. Eks siis on kaitse, et ta on, nagu ma ütlesin, ta on isoleerinud ennast sellest maailmast sisemiselt väga tugevalt. Ja hingelisel tasandil see ongi nagu selline väga tugev barjäär ja lõhe. Jällegi rääkides kogemusest, olles seda ise nii lähedalt näinud, seda lõhet inimeses. See on väga-väga huvitav, aga see on nagu, ta on nii sügav, see on nii, sellel on nii suur mõju kogu selle inimese käitumisele, elule, kõigele. Ja ta tihtipeale ei näe seda ise, ta ei saa sellest aru. Ja jällegi, nagu ma ütlesin, ja ma jõuan ka selleni, et kellele minu jaoks, ma soovin seda videot suunata, selleni ma jõuan ka kohe. Et nad, nagu ma ütlesin, nad manipuleerivad suhtes tihti, nad on väga head manipulaatorid. Jälle huvitav on see, et rääkida ametitest, need tihti võivad valida endale ameti, kus ka manipuleerimine on üldiselt ühiskondlikult aktsepteeritud, näiteks poliitikud, näiteks mingid juhid, inimesed, kes teisi juhivad kuidagi mingil viisil, on seotud otsuste vastuvõtmise ja korraldamisega. Et nad manipuleerivad suhetes ja sellisel tasandil, et kui sa nagu ühel hetkel näiteks ärkad suhtest nartsissistiga ja saad aru, kui sügav see manipulatsioon on olnud, siis see mõnes mõttes see on täiesti, see on niisugune tunne, et su maailm kukub kokku. See võib olla selline tunne tihti, et su nagu maailm kukub kokku, sest sa oled uskunud nii paljusid asju, mida see inimene, nartsissist on sulle öelnud või millest see on sind veennud. Mida nad ka suhtes tihti teevad, on nad süüdistavad, nad, kui sa midagi neile ütled, nad lükkavad selle tagasi mingil viisil või projitseerivad väga palju. Et alati kunagi ei ole asi neis, et kui sa midagi ütled, nad leiavad viisi, kuidas see sinule tagasi suunata või kui sa midagi tahad neis välja tuua või kuidagi neid panna vastutama, see on teine teema. Neil on väga raske vastutust võtta. Vastutusvõime on väga tugevalt häiritud, siis nad ei suuda nagu nad ei suuda sellega toime tulla, et nad alati mingil viisil leiavad selle, et kuidas sina oled selles süüdi või kuidas sinus on alati midagi valesti. Mis ma jõuan ka nüüd siia, et kellele see video on suunatud peamiselt ja järgmise olulise teemani on lähisuhted, paarisuhted nartsissistiga. Kui sa seda videot vaatad, ma väga loodan, et sa ei ole
olnud suhtes nartsissistiga, sa oled väga õnnelik inimene siis, rääkides oma kogemusest ja nähes, et neid inimesi on väga palju, siis see lähisuhe on väga lõhkuv ja väga destruktiivne emotsionaalselt, hingeliselt. Nende suhe nartsissistiga on alati väga ebaterve ja katkine, ta on hästi ebastabiilne. Sa ei tea kunagi, mis ta täpselt teeb, mis ta mõtleb, sa oled justkui nagu, sa oledki ohver selle suhtes tegelikult. Tahad sa või mitte. Ja ainus võimalus sellest väljuda on see, et sa väljud sellest suhtes totaalselt. Sa ei suhtle selle inimesega üldse. See on viis, kuidas lõpetada või väljuda sellest ohvri rollist, väljuda sellest rollist, mis sa seal suhtes oled. Sest sellise inimesega suhtes olles sa ei saa kunagi nii-öelda võitja olla või sa ei saa kunagi õnnelik olla või terve olla, sest lihtsalt sa oled suhtes inimesega, kellel on nii sügav lapsepõlve trauma. Ta ei ole isegi ise tihti võimeline seda vaatama, sellega tegelema. Jällegi kogemusest rääkides oma klientidega, need inimesed, kes sellest suhtest on väljumas või väljunud ja ka enda kogemusest rääkides, see võtab aega, et seda tervendada. Seda, mis sinuga on toimunud. Ja see on eraldi teema, kuidas nii-öelda inimesed satuvad sellise inimesega üldse suhtesse. Ja seal on ka oluline see vastutuskohta märgata endas, et kus on see minu vastutus, minu roll selles, et mis on see minu lapsepõlve trauma, et ma sattusin sellisesse suhtesse. Tihti satuvad nartsissistidega suhtesse empaadid, tundlikud inimesed, kes on hästi võimelised tundma, suhestuma teiste inimestega. See on ka tegelikult lapsepõlve trauma, see, kui sa oled nagu tundlik teistele inimestele, oled õppinud just nimelt selle, et kuidas hästi kohaneda sellega, kuidas alati kohaneda ja ennast muuta vastavalt teistele inimestele. Ja sellepärast sa satud ka nartsissistiga või nartsissistlike joontega inimesega suhtesse. See on koht, kus sina pead tervendama enda lapsepõlve traumat, sest teadlikuks saama ja aru saama, kust see on tulnud. Et sa selliseid inimesi ligi tõmbad, nartsissiste või nendega suhtesse satud. Tihti, kuidas seda ära tunda, lisaks nendele punktidele, mis ma rääkisin, kuidas nartsissisti ära tunda seal suhtes, sa tunned pidevat valu, sul on pidevalt raske. Sa pidevalt, empaat, nartsissist, kui rääkida sellest dünaamikast, nad saavad tihti kokku omavahel suhtes. Sa alati päästad teda, sa kuidagi kohaned alati temaga. Sa alati halvimal viisil, kui sa jääd sinna suhtesse, siis sa lõpuks ei tea, kes sa oled. Sa ei tea enam, mida sa tunned ja kes sa oled. See on juba väga valus koht, väga haige koht, kus olla. Ja sellepärast ma ütlengi, et sellises suhtes tuleb lahkuda igal viisil. Sa ei muuda seda inimest, sa ei aita seda inimest. Näide sellest, et mis nartsissist võib teha, ta võib isegi sinuga baariteraapiasse minna. Aga sellisel viisil, et ta suudab veenda nii terapeuti kui sind baarilisena, et ta teeb seda suhte parandamise eesmärgil või sellel eesmärgil, et ta tahab nagu midagi paremaks teha. Aga jällegi need on meistermanipulaatorid ja valetajad. Nad valetavad ka iseendale. Ja see ei vii mitte kuhugi. Selles mõttes, et see on raske, ma täiesti mõistan ja olles teinud tööd nende nartsissistide ohvritega, inimestega, kes on olnud nendega suhtes ja ka omast kogemusest ma võin rääkida, et see võtab aega, et kõige olulisem on eemaldada ennast ja hakata ennast tervendama ja kokku panema uuesti. Seda, kes sina oled, mis sina tunned, oma tervet minapilti. Hästi oluline on see, et hakata oma tundeid kuulama, jälgima ja selle kohaselt toimima, et kuidas mina tunnen, mida mina tahan. Sest see on see, mis tihti, kui sa oled sellise inimesega suhtes, siis ta pidevalt üritab sind eemale viia sellest, et mida sina tunned või tahad.
sellepärast, et tal on vaja kontrolli omada sinu üle, manipuleerida sinuga. Jah, et nende üritamine neid muuta või kuidagi päästa on totaalne enesepettus. Ja empaat või see inimene, kes on nartsissistiga suhtes, on tihti see päästja ja ta saab ka sellest teatud, ta saab sellest rahulduse ja sellise nagu väärtuse tunde, et ta päästab ja ta on olemas, sest nii kui nartsissist pöörab sulle tähelepanu mingil viisil, siis sa tunned ennast justkui märgatuna, on ju. Jällegi see on seotud lapsepõlve traumaga, sellega, et mida sa pead endas vaatama, aga sa tihti nagu näed, et oi, et ta jälle pöörab tähelepanu mulle, kui tore. Nüüd ma saan jälle olla tähtis ja talle midagi teha või tema tähelepanu saada. See on siuke taktika, mida nartsissist kasutab kogu aeg, ta manipuleerib, ta kasutab seda. Mõned ei teadvusta seda, mõned teadvustavad seda, nartsissistid siis. Et see on see, mis ma tahtsin selles videos rääkida nartsissismist, nartsissistidest. Kui sa vaatad seda videot ja see kõnetab sind, sa tunned, et see info on sulle kuidagi tuttav, võib-olla sul on mingi isiklik kogemus või sa tundsid, et paljud asjad, millest ma rääkisin, olid sulle väga tuttavad või võib-olla sust tuli üles mingi emotsioon või tunne. See on väga hea. Kuula oma sisetunnet alati, et tegelikult meie enda sisetunne, ütleme, meie kõrgem tarkus räägib meiega kogu aeg. Ja kui sa tundsid palju selles videos ära midagi, mis sind kõnetas, siis kirjuta mulle, võta minuga ühendust. Ja alati on abi olemas, et saan omast kogemusest rääkida, et väga oluline on see, et hakata rääkima kellegagi oma tunnetest, sellest, mis sa koged. Et sa saaksid aru, et sinu reaalsustaju ja see, mis sa tunned, on õige. Sest kui sa oled väga tugeva nartsissistiga suhtes või inimesega, kes manipuleerib sinuga, siis sa oled õppinud ennast mitte kuulama ja usaldama. Ja see on jälle nartsissisti taktika. Nad oskavad seda väga hästi teha, et sind kontrollida. See on see punkt ja neil on vaja seda teha, sest nad on ise elavad nii valusas reaalsuses enda sees, mis tuleneb nende lapsepõlve traumast. Et kui sa tundsid ära selles videos oma kogemused, võib-olla sa oled sellise inimesega suhtes, võib-olla sa oled olnud. Seda on vaja tervendada ja sellega on vaja tegeleda. Selleks, et sa saaks liikuda tervetesse suhetesse või parematesse suhetesse. Ja aitäh sulle, et sa kuulasid. Ma loodan, et sa leidsid siit enda jaoks mingeid huvitavaid mõtteid ja ilusat päeva sulle.